Tere ilusat hommikut! Siin on Sinilinnu tee vaimse tervise nõuandenurk iseenda heaks. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidili Välb ja täna tutvustan sulle siis ühte sellist väikest, ma ütleks, et hästi võimsat ja kasulikku eneseaitamise võtet või harjutust, milleks on tänulikkuse fookus. Tänulikkuse harjutusi on igasuguseid, aga pakun sulle ühe sellise, mis tõesti võtab väga vähe energiat ja väga vähe aega. Ja fookus on siis see, et sa hoiad oma tähelepanu tänulikkusel. Probleeme on meie ümber jalaga segada, need ei vähene sellest, kas sa oled tänulik või ei ole, lihtsalt küsimus on selles, et mida sa märkad. Ja kui sa ärkad ülesse hommikul ja enne kui sa voodist püsti tõused, mõtle nagu selle peale korraks, et mis sind sellel päeval ees ootab. Kui sa oled tänulikkust praktiseerinud, siis võib juhtuda, et sa hakkad kohe märkama, et mul on see lahe kohtumine ja siis mul on veel mingi asi ja ma ei tea, hoolitsen võib-olla kellegi või millegi eest ja see on põnev ja nii edasi on ju. Mingisugused oma hobid või asjad või põnevad inimesed. Et sa võib-olla märkad juba seda kõike või ilus ilm on, et sa märkad seda, eks ju. Kui sa ei ole tänulikkust praktiseerinud, siis võib juhtuda see, et sa ei pane seda eriti tähele, mis on hästi, sest probleeme on palju ja sa hakkad märkama probleeme. Pealegi on evolutsiooniliselt niimoodi seatud sellest ajast veel, kui me koopas elasime, et me oleme ohtudeks ja probleemideks valmis, me märkamegi neid esimesena, isegi kui täna enam meid füüsiliselt keegi ega miski reaalselt ei ohusta. Ja negatiivsetel ehk pessimistlikel inimestel ongi kalduvus märgata siis negatiivseid asju veelgi rohkem. Me märkame neid kõik nagunii, aga pessimistid siis veel rohkem. Aga tänulikkuse fookus on siis see, et sa ärkad hommikul ülesse. Ja esimene lause, mille sa endale ütled, sa võid panna selle niimoodi, et sa kirjutad selle sedelile ja kleebid endale kuhugi niimoodi, aga sa tõused voodist istukile, et siis sa paned selle omale niimoodi, et sa seda näed. Ükskõik, kus sul see voodi, mis pidi sa voodist välja tuled. Sa paned selle niimoodi, et sa näed kohe, et alguses ei tule see lause sul meelde. Ja paned sinna kirja ja võib-olla kui sulle meeldib, sa võid panna ka näiteks telefoni peale mingisuguse häälsõnumi endale lugeda või mis iganes salvestise teha, et sa paned selle kohe esimese asjana mängima endale, sa võid ka niimoodi seda teha. Ja loe endale sisse või kirjuta üles siis lause selliselt, et täna võib juhtuda minuga igasuguseid asju. Ma võin sattuda igasugustesse olukordadesse. Ma võin kohtuda igasuguste inimestega ja teha igasuguseid tegevusi, mis mulle meeldivad või mitte. Aga ma olen täiesti kindel, et mõned nendest on sellised, millele õhtul tagasi vaadates ma saan käe südamele panna ja olla ääretult tänulik. Ja kas kirjuta see lause või loe see endale sisse ja kuula seda. Ja tegelikult see on see lause, mida sa aeg-ajalt ka päeva jooksul võid endale meelde tuletada. Ja siis kui õhtu kätte jõuab ja sa oled läinud voodisse ja enam midagi tegema ei pea, siis pane see käsi endale südamele ja vaata oma päevale tagasi. Mille eest ma olen täna tänulik. Mitte see, et ma elan ja ma olen terve, aga mis minuga täna juhtus sellist, mille eest ma olen tänulik. Ja tee seda igal hommikul ja igal õhtul ja sa näed seda, kuidas sa järjest rohkem hakkad märkama mõnusaid, kergeid, helgeid asju oma elus, mis sind päriselt toetavad. Need on kogu aeg nagu nii olemas, lihtsalt, et meie fookus on keskendunud negatiivsele. Laias laastus ütleme niimoodi. Aitäh, et sa kuulad, aitäh, et sa kaasa teed, soovin sulle ilusat päeva ja kohtume nädala.